Kassid on võrreldes koertega palju iseloomukamad ja kui kassil ikka juhe kokku läheb, lendab karvu nii inimestel kui pere teistel lemmikloomadel. Mida siis ikkagi ette võtta, kui minu kass kurjaks kätte ära läheb? Tere, Kelly! Tere! Aeg-ajalt on inimesed oma kassiga hädas. Kass läheb kurjaks, hakkab ründama, küünistama ja kodus võtma sellist bossi rolli. Miks see niimoodi on? See nüüd sõltubki eelkõige sellest, kas kass on agressiivne või ta on argagressiivne. Arad kassid ilmselgelt kasutavad rünnakut kui kaitseks, sest et nad kardavad ja see olukord on nende jaoks uus. Me võime arvata, et me teeme kassi koju võttes ju tegelikult heateo, mida see tegelikult ka on, aga sellegipoolest on see hästi suur stressiolukord, et see kolimine ja kõik on ikkagi neile olukord, mida nad peavad läbi elama ja üle elama. Et siis võivadki need erinevad käitumisprobleemid välja tulla, et see võibki olla sellest tingitud, et nad kardavad uut kohta, uusi inimesi, uusi hääli, võib-olla nad ei ole üldse inimesega eelnevalt harjunudki, et võib-olla nad ongi elanud tänavakassi elu. Kuidas mina kassi omanikuna seda olukorda leevendada saan? Tänapäeval on olemas hästi palju häid alternatiive ja selliseid meetodeid, kuidas kassiga tegeleda. Et on olemas ka loomakliinikutes ju müüdav täiesti rahustav toit, et ongi olemas kalmtoit, mis siis aitab metsikul ja äral kassil kohaneda paremini ja surub seda hirmutunnet võib-olla natukene rohkem alla. Teiseks on olemas looduslikud rahustid, mis ei ole küll loomulikult pikas perspektiivis nagu väga mõeldav variant, aga ajutiselt mõneks nädalaks seda anda talle ei tee kindlasti üldse halba, et eriti just ongi kolimise ajal hästi kasulik asi. Ja siis on ju veel loomulikult olemas ka selline vana hea käsi ehk siis sundkontaktmeetod, et tegelikult ongi, et hea toit ja läbi heade tegevuste see kontakti loomine ja kodus harjumine ongi nagu hästi kasulik osa. Tänapäeval on ju ka olemas feromoonid, paned stepslisse, kuu aega eritab neid häid feromoone kassile tema kodukeskkonnas ja tegelikult kassid rahunevad ja taltsuvad sellega päris edukalt. Kasside puhul tõenäoliselt saab ka rääkida sellisest loomulikult mööduvast stressiperioodist, et kui pikk selline kohanemine ühel kassil tavaliselt on? No siin ongi nüüd nii, et osade kassidega me saame rääkida võib-olla ainult nädalatest, aga suurema tõenäosusega me räägime ikkagi mitmetest kuudest. Ja me tavaliselt ütleme ka meilt kassi võtnud omanikele, et 4 kuud on see aeg, millega nad peavad kindlasti olema arvestanud, aga päris arglik kassi puhul, kes võib-olla tõesti ei olegi mitte kunagi inimese kontakti enne tundnud, läheb see võib-olla iga aasta ja see on täiesti normaalne. Kui me nüüd jätame kõrvale igasugused rahustavad toidud ja toidulisandid ja feromoone eritavad seadeldised, siis kuidas ma oma käitumisega saan kassi võimalikult rahulikuks ja siis minu ellu sobituvaks teha või aidata tal jõuda sinna punkti? Põhiliselt ongi see, et tuleb anda aega, aga teiseks siis see, et temaga rahulikult rääkida. Et samm-sammu haavalt, et ta kõigepealt harjuks ära teie häälega. Ehk et kui kass on kuskil diivani või kapi all, siis võttagi see aeg ja tunda ennast juba natukene rumalana, kui ma olen kõhuli seal põrandal ja peapidi diivani all ja muudkui jutustan kassiga. Et ta vaikselt harjuks selle häälega, saaks aru, et see hääl on see kodutunne tegelikult on ju sisimas. Ja siis hakata tasahaaval meelitama teda kas mänguga või hea toiduga. Et see pulga otsa saab ka panna konservi, millega on ka hea näidata talle välja, et kontakt on tegelikult hea asi, sest et toit tekitab neis väga hea enesetunde alati. Et läbi heade emotsioonide on see sotsialiseerumine kõige kiirem. No kassid on väga stressitundlikud loomad ja tihti on ka niimoodi, et ma olen aastaid oma loomaga koos elanud ja temaga on kõik hästi olnud, aga järsku tekib mingi käitumise muster. Järsku ta hakkab ründama või mööda sääri üles ronima. Mida sellisel puhul ette võtta? Siis tulebki teha selgeks kõigepealt, mis asi see on, mille tõttu see kass niimoodi reageerib. Et kas see võib olla kas või uue inimese liitumine perre, võib-olla on keegi perest vastupidi ära läinud, ära kolinud. Piisab ka täiesti sellest, kui me liigutame liivakasti ühest ruumist teise, et proovida see elu teha võimalikult harjumuspäraseks tagasi ja kui see ei toimi, siis tegelikult just see feromooni sisaldav seadeldis stepslisse ongi kõige parem abimees sellistel puhkudel. Paraku on vahel niimoodi, et kui minu loom, olgu ta kass või koer, teeb midagi, mis minule ei meeldi, siis tekib tunne, et teda peaks karistama. Mida kassid teevad, kui neid karistatakse oma käitumise eest? Enamasti nad vajuvad stressi
ja see käitumine tavaliselt süveneb veelgi, sest et nad ei seosta seda, kui nad tegid nagu midagi valesti. Et veeprits on üks asi, mida nüüd halva käitumise puhul võib rakendada, sest et see on ehmatava toimega kassile ja ta enamasti lõpetab selle ebameeldiva tegevuse nagu sekundiga, aga seda ainult siis, kui me saame jälile täpselt sel hetkel, kui ta teeb seda tegevust. Kui ta teeb seda ära ja me hiljem avastame selle, siis mitte mingisugust kasu enam karistamisest tegelikult ei ole. See käitumine süveneb veelgi ja tegelikult karistamisega mitte mingisugust edu ei too. No võtame näiteks väga praktilise olukorra, kus kass hüppab mulle küüntega kätte. Kuidas ma seda olukorda leevendada saan? Veeprits, et kui me teame, et meie kassil ongi see komme või et see ongi nüüd viimasel ajal tekkinud ja üsna regulaarne ja me oskame võib-olla teada juba, mis olukorras see kõige rohkem sageneb ja esile tuleb, et siis veeprits käe ulatusse ja kohe talle sahmakas vett ja see ehmatab tegelikult päris korralikult ära.